mis sul sinna asja on? Paruni härra juurde. Mida sa paruni härrast tahad? Oli natuke asja. Oota! Mis asja siis, ah? Seda ei või ma mitte teistele öelda. Soo! Miks sa seda siis öelda või on see mingi salaasi? Jaa. Aga mulle võid ju ikka öelda. Ei või. Kes sa oled? Mait Luts. Meie vallast. Ei. Kust siis? Anja vallast. Ja kus see asub? Harju-Jaani kihelkonnas. See on ju kaugel. Kes su siia saatis? Ei keegi. Ise tuli. Ja sa ei ütle mulle, mis asja pärast? Ei ütle. Aga mina käsin sind öelda ja kui mina käsin, siis sina pead ütlema. Mina olen paruni härra poeg. Ei ütle. Aga mis sul seal kotis on, ah? Ei midagi. Kuidas ei midagi? See on ju seal üsna suur asi. Aga mitte noor härrale. Kellele siis? Paruni härrale. Näita siia. Ei näita. Näita siia. Ei näita. Näita Ei siia. näita. Näita siia. Kuule poiss, kas sa näitad mulle, mis sul seal paunas on või mitte? Ei näita. Et ei näita. Ei näita. Siis ma äsan sind piitsaga. Ära äsa, ma löön sind. Sää sulle! Sää! Kuidas tohid sina lurjus mind lüüa? Noor härra, jätke mind rahule, muidu ma teen teile haige. Hard! Mis sul sünnib? Mis sa siin tähendama pidi? Ma nägisin see poisiga kisklevat. Mida ta sulle tegi? Ta oli minu vastu häbemata. Mil viisil? Ta ei andnud minu küsimuste peale vastust ja ta lõi mind. Ei. Mis su nimi on? Mait Luts. Mis sa siit otsid? Tahtsin paruni härraga kokku saada. Mis asju? Ma tahtsin seda paruni härrale 4 silma all rääkida. 4 silma all? Jah. No mis salajuttusid sul mulle nii väga jutustada siis on? Ja mida sa sealt kaela all peidad? Ma tahtsin seda ka paruni härrale 4 silma all näidata. 4 silma all? Jah. See noor härra siin on minu poeg ja sa võid julgesti tema kuuldes kõike rääkida. Ei või. No näed nüüd isegi papa, kui häbemata see jõutsikas on. Just nüüd sõva vastas ta ka minule nii kõigi küsimuste peal ja kui mina teda karistada tahtsin, siis tema lõi mind vastu. Lõi sind vastu? Ja mitte ükskord. Kuule poiss, sa oled noor härrat löönud, kuidas sa seda tohtisid? Noor härra peksis mind enne. Mida? Mis siis? Sina sitaratas ei tohi saksa lüüa. Noor härra karistas sind süü pärast. Sa ei vastanud tema küsimustele ja nüüd ei vasta sa ka minule mitte. Ma vastan parunile hea meelega, aga 4 silma all. Kuule poiss, kui ma ütlen sulle, et sa pead vastama, siis sa pead vastama nüüd sama ja siin. Ja kui ma ütlen sulle, et sa pead näitama, mis sul seal kaenla on, siis sa pead näitama, mis sul seal kaenla on. Said aru? Kus sa pärit oled? Anija vallast. Mait Luts. Anija vallast. Anija vallast. Harjumaa. Jaa, Harju-Jaani kihelkonnast. Gotthard. Ja papa. Mine kööki ja vaata, kas lõunalaud on kaetud. Papa. Mine, kui sulle öeldakse. Tõuse üles. Tule lähemale. Sa ju ometigi tead, kes mina olen. Jaa.
Riisentali mõisa parun. Ja nüüd räägi, mida sa minust tahad? Ma tulin väga tähtsa asja pärast paruni härra jutule. Ma oskan puust igasugu asju välja lõigata ja ma olen teinud seda tööd juba lapsest saadik. Ja mul oleks tuline himu meistri juurde õppima minna. Aga ei, Saksa talupoega linnalase, neil oma tööinimesi tarvis. Ja siis tulid minu juurde. Jah. Miks just minu juurde? Seda ma räägin teile üsna varsti. Enne ma näitan teile oma proovitööd. Siis saate vaadata, mida ma oskan ja kas mina meistrile õpipoisist kõlban. Kas see on sinu tehtud? Jaa, viimse pulgani. Jaa. Sa oled osav poiss. Aga ütle, miks sa seda noorhärrale ei tahtnud näidata? Enne tahan mina teada saada, kas paruni härra tahab mind aidata, et ma linna meistri jutu ei saaks. No kuidas on mina sind aidata? Sa ei ole ju minu valla poiss. Aga kui paruni härra õige meie härrale kirjutas. Kuule Mait, see ei lähe mitte. Teie härra pahandaks minu üle. Tema mõtleks, mis on minul tema talupoegadega pistmist. Meie härra on ju paruni härra sugulane, ei tema pahandaks ühtegi. Sugulane, kus sina seda tead? Olen kuulnud. Ja meie härral on vallas inimesi küll ja küll, kas temal mind on või mitte, sellest on temal üks puha. Vaat seda mina ei usu. Ja liiategi. Sa oled juba liiga vana. Saksa keelt sina ei mõista. Ja pole üldse teada, kas sa lugeda ja kirjutadagi mõistad. Lugeda mõistan, kirjutada ka natuke. Ja saksa keelt hakkan mina kohe õppima. Meistri õpipoiss peab saksa keelt kohe oskama. Mis su isa sellest kõigest arvab? Minu isa ei teagi, et ma linna tahan minna. Kuule pool, see ei ole suugi just tekk, mis sa teinud oled. Sinu enda härra ei luba sind linna meistri õpipoisiks minna. Oma isale sa pole mitte kui midagi rääkinud. Ja siis tuled võõra saksa juurde, et ta sind vallast lahti aitaks. Sa oled ju jooksik. Ma peaksin sind silmapilt kinni pidama ja Hagrehi juurde saatma. Aga paruni härra seda ei tee. Kui sa mulle lubad, et sa siit ilusasti koju tagasi lähed ja tööle hakkad, siis ei tee ja. Nii et paruni härra ei taha mind siis mitte aidata. Ei. Aga te peate mind aitama, sest mina olen paruni härra enda poeg. Mida sa praegu ütlesid, sa poissid nüpsiks? Ma olen paruni härra enda poeg. Minu ema on Liisu, kes oli enne siin mõisas tüdruku. Mina ei tunne seda inimest. Paruni härra ehk tuletab meelde Liisu Mätlik ja Küüska Joak. Paruni härra ise käskis neil paari minna ja saatis siis Anja valda elama. Mina sündisin seal. Kes sulle ütles, et... Ema ise ütles, et ma Joagu laps pole. Sinu ema valetab, kui ta seda öelnud on. Ja kui ta seda mitte öelnud pole, siis valetad sina ise. Minu ema ei valeta ja mina ka ei valeta. Seda teavad meil kõik inimesed. Kõik inimesed. Mind narritakse lapsest saadik paruniks. Kuule poiss. Anna sulle hea arvu. Kui sa ei taha, et ma sul lasen naha tallis mehe moodi maha võtta, siis katsu, et sa rumala loriga siit minema saad. Ja pea meeles, ma ei tee nalja. Ma lähen kohe, kui paruni härra teeb, mida ma tema käest palusin. Seda ma ei või! Sa ei ole minu valla poiss! Paruni härra võib kõike, mida tema tahab. Jah. Sinu veski ostan ma ära. Palju sa selle eest tahad? Veskit ma ei müü. Paruni härra täidab minu palve. Jooksik! Hulgus! Silmapilt läheb talli, ma lasen sind siduda, kuuled! Ma lasen sind siduda! Paruni härra võib ju oma poega siduda, lasta ka poja suu ja viita lahti! Sinu ruvalat lori ei usuksid mitte keegi. Ma näen, et sul on näppudega osavust ja terane võistlus on su peas. Ma olen nüüd järele mõtelnud ja ma tahan seda aidata. Ma kirjutan sinu härrale, et ta sul linna meistri õpipoisiks minna lubaks. Samuti ostan ma sinu veski ära. Kalli raha eest. Selle rahaga saad sa ennast linnas aidata. Aga sa pead mul ühte asjat tootama. Sa ei tohi siin minu maal
ega tervel teel oma rumalast norist piitsatadagi. Said aru? Minu suu on lukus. Hüva. Teeme siis nii. Kui keegi küsib, mis sa siin käisid, siis ütle, et teie härra saatis keelega. Muidu läheb kohe mina ja oled vait. Selge? Aga kirja annab paruni härra mulle kaasa. Kirja võid saada. Oota natuke. Siin on sulle 35 rupla. 35 rubla? Jah. Ja siin on kivi sinu härrale. Selle annad härra enda kätte, mitte kellegi teise kätte, said aru? Ma hoian seda kui oma hinge. Hüva. Ja katsu nüüd, et siit linna minema saad. Ja mind ära rohkem tülitama tule. Ei, paruni härra, teie silmi ei pea mind mitte enam näha saama. Austatud meister, mina olen pärit Anija vallast. Mul on mõisniku lubakiri, et ma võiksin hakata Tallinnas meistri õpipoisiks. Ei, nii vana õpipoissi ei või mina tarvitada. Ole, kus sina üldse tulid mõttele, et sina Artvergiks tahad saada? Sina oled ju talupoeg. Keelt sa ei mõista. Saksa keelt luban mina kohe usinasti õppima hakata. Oh. Missuguse töö oled sa siis juba ära teinud? Ma tegin tuuleveski, mille eest üks härra mulle 35 rubla maksis. Ja, kahju, et mina seda kallist veskit näha ei saanud. Tead, kuigi mul hädasti ühte õpipoissi tarvis läheks, ei või mina sind siiski võtta. Aga meistri isa, võtke mind kas või korraks proovigi peale, ma olen nii tiks. Nii tiks õppija, nagu teil enne pole olnud. Ma saksa keele võtan kohe õpikutes suhu. Ma arvan, et mida inimene tahab, seda temaga võib. Papa, no sa võiksid ju poisiga katset teha küll. Tundub selline terane ja tugev poiss. Tema küll ei näi tööd kartvad. No vaata, kui kindlatahteline lõug tal on. Ja nii ettevõtlik. Ja kõrvad ei seisa tal pea küljest kuigi kaugel lahus. Mida head see siis tähendab? Kas sinu arust on sellised laiad nahkkõrvad ilusad? Sellepärast meeldivad sulle tema kõrvad. No papa, no sa võiksid ju temaga katset teha küll. Ja sul raha on, poiss? Jaa. Vaata, mina võtan oma õpilastelt, kui nad minu juurde tulevad, 100 rubla. Ja annan neile selle pärast pliiks ütlemist, kui nad suuremat pahandust ei ole teinud, tagasi.
28 rubla võin mina kohe teile sisse maksta. Seda on vähe. Papa, sul on ju vaja tusinat õpipoissi. Ja no kui suurt kahju üks õpipoiss teha saab? 20 rubla saab kindlasti kõik need kahjud kaetud. Papa, vaata, kui ausad silmad tal on. Ja nii usinad ja suured käed. Öeldakse, et suured käed, suured teod. Kallis, mis on sinu arvamine? Ta on tugev poiss vee kandmiseks ja puu lõhkumiseks, ta on ju talupoeg. Mis ütlevad meie sellid ja teised meistrid selle kohta? Ei, sellega tuleksime toime. Kuule, Sumti vanemal eneselgi üks õpilane Maarit, kellegi külakärtsmiku poeg. Paaril teisel meistril on neid ka. Kuule, poiss, kas sina lugeda ja kirjutada mõistad? Jaa, mõistan. Juba läheb. Tead, mina tahan sinuga katset teha. Poole aasta jooksul saame näha, mis sinust loota on. Ja siis vaatame edasi. Aga kui sinust asja ei saa, siis lähevad meie teed lahku. Oled nõus? Täiesti nõus, meistri isand. Kui teie mulle pool aastat annate, siis teie mind siit enam ära ei lase. Ja nüüd näita oma lubatähte. Ei, sinu nimi on siis Mait Luts, jah? Jah. Ei, selle me peame nüüd küll ära muutma. Tüdrukud, kuidas me uut õpipoissi kutsuma hakkame? Mattias. Õige! Mattias olgu tema nimi. Aga lühidalt siis ikkagi Mati. Jah, meie hakkame sind Matiks kutsuma. Aga see sinu liignimi, Luts, see on ju eesti sõna, mingi kala. See ei lähe küll mitte. Kuidas me saaksime sinu liignime suursugustada? See on lihtne. Me kirjutame lihtsalt S asemel Z ja ongi sakslane valmis. Väga õige. Edaspidi õpigi oma nime kirjutama nõnda. Mattias Luts. Siis on sinu nimel pikem saba taga. Ja saba, see on uhkuse märk. Kutsusite, Reili Berta? Jaa. Mul on sulle väike kingitus. Poleks vaja, Reili Berta. Ega siis selliks iga päev vastu ei võeta? Ei. Tänan, Neiu Berta. Nii. Nüüd oled valmis meistrite ette astuma. 6 aastat on nii kiirelt möödunud. Tänan, Neiu Berta. Kas tulete hiljem ka pidulauda? Mine nüüd. Sind oodatakse ja ega sa veel sell ei ole. Sinu isa ütleb, et minu töö on rohkem ikka nagu meistri kui selli oma. Kui selliks saad, siis võib-olla tulengi.
tahaks ka pausi. Kas sa väljasõidule Keila joale tulevad? Kõik tulevad. Kes need kõik on? Kõik sellid ja mamslid ja Emilia lubas ka tulla. Kuidas proua Emilia läheb? Mulle tema elul häda midagi. Mees on auväärt meister, tuba on soe, toit on laual. Võib-olla on peagi isegi pisikest peret oodata. Ja see on hea. See on hea, kui inimene on oma eluga õige koha peal. Kas Preili Bertal ei ole veel kossi tulnud? Ootan. Aga ei ole veel kedagi. Ema ja isa on vist juba lootuse kaotanud. Räägitakse, Oskar Brandt olla sulle ammu juba. Oskar Brandt? Ta on ju vana. Ei ole. Mulle meeldis hoopis keegi teine. Kes see õõnelik on? Mõtle oma peaga. Mina ei ole mitte kedagi ega midagi märganud. Loll! Ma tegin nalja ju, Preili Berta, kust te jooksite kukutame niimoodi, nalja peab ju kohe ikka saama ju. Neid teie väljasõite küll. Teel lase kontidel ennast pudiks põrutada ja pärast jookse mööda metsa ringi ja asja eest ega teist taga. Mind jätke rahule. Ja mind ka, oleks veel mõni ligem koht. Oi, tere õekene! Kust sina siis meil tuleb? Mul on nii hea meel sind näha, mul on sulle nii palju rääkida. Ja mul on hiljem ka. Sõidame joale ja siis meil on terve nädalavahetusel aega rääkida. Muuseas, mamma ja papa räägivad, et nemad ennast vanaks peavad ja joale ei sõida. Kui kahju! Ja siis teie majast on tulemas veel vaid sina õeke. Siin mõned mõistlikumad sellid. Äkki saan Luts? Mattias Luts, jah? Peale tema pole ilmas enam midagi. Ilma temata ei või isegi väljasõitu ette võtta. Juba laenetakse Mattias Lutsile raamatuid lugeda, juba kutsutakse teda kohvile. Öelge, armsad inimesed, mida see kõik tähendab? Sa ei ole enam lapsuke ja peaksid teadma, mis kõlbab ja mis mitte. Kõik inimesed juba irvitavad, eks ole neilgi silmad peas ja kõrvad küljes. Mama, mina ei ole mitte midagi salaja teinud. Salaja? See veel puuduks. Aga ega ole minu silmad igal pool. Mida peaks see imelik sõprus tähendama? Mattias Luts ei ole mees, kellega kõlbaks sinusugusel tüdrukul väljas käia. Mattias Luts on meie kõige tublim sell. Seda tõendab papa iga päev. Ja sellepärast pead sina temaga sõprustama. Ma pean oma silmad paremini lahti hoidma. Seda nõuab meie maja au, mida sina, Berta, kipud unustama. Ma arvan, et sellist varitsemist ja valvet ei ole minu vanusel lapsel enam vaja. Ma tean juba mõnda head aastat isegi, kuidas meister Mitterbachi tütar ennast üleval peab pidama. Berta! Teised pole minu lahkuse väärilised! Mamma, ma võin ju lugu pidada inimesest, kellel midagi peas ka on. See näed, isegi papa Mattias Lutsi sellise ei põlga. Kui mitu korda nad on käinud koos kanutis-kaarte mängimas või Hartmut juures toopida. Jaa, papa, sina ei ole ka mitte süüst puhas. Sa teed selle endise maapoisi oma suure sõprusega liialt ninakaks. Me ei tohi mitte unustada, kes tema sünni poolest on. No kuulge, jätke mind oma sekeldustest välja! Mina käin oma sellidega nõnda ümber, nagu minule tarvilik ja tulus neid olevat. Tema on minu ärile uut hoogu andnud. Ja see sama Mattias Luts, ära kehita midagi õlgu. Ja seepärast ära pane pahaks, kui mina temast lugu pean. Sa nüüd jaunad, vana, Lutsi töös võtan ma mütsi maha, aga ega sa sellepärast pead talle mingi südame sõbraks hakkama.
tunnista parem ausalt, sulle meeldib tema loba ja sellepärast otsidki tema seltsi. Ega ma ei saa salata, et Luts mulle oma jutuga meeldib. No aga vaata nii kaugele. Ja seda pange nüüd kõik hästi tähele. Iseäranis sina, Berta. Ei kavatse mina oma südamesõpruses Lutsiga minna, et teda endale väimeheks võtaksin. Ja seda naine näid sina kõige rohkem kartus. Väimeheks, Georg, niisugust kartust ei ole mul veel olnud. Ma arvan, me kõik siin oleme veel terve mõistusega. Ka sina, Berta. Noh, kas nüüd on kõik? Bertakene, sina ju tead, sina seda Mattias Lutsi endale ei saa. Nüüd sellega on tüli ju lõpetatud, aga see nimekiri, nii. Kirjuta siis see suur Mattias Luts kah üles. Aga sellisel juhul tulen mina ka kaasa. Kui tore. Ma tuleb ütlen kaitseinglis kaasa. Nii on ju kõik kõige paremas korras. Ich hab dich gar so gern, ich kann die Leide. Mähne ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab dich gar so gern, ich kann die Leide. Bist so lieb und gut, schön wie Milch und Blut. Du musst bei mir bleiben, mir die Zeit vertreiben. Mähne ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab dich gar so gern, ich kann die Leide. Ja meie oleme nüüd küll siia liiga kauaks jäänud, lähme edasi. Ja ma tean, seal on väga head kohtulised, täpselt seal kohe nurga taga, ja seal. Pääsesidki tulema. Kas pole kaunis? Väga kaunis. Kahju, et seda ilu nii harva näha saab. Mis sa ohkad, Mati? Sellepärast, et seda ilu nii harva näha saab. Su nägu on viimasel ajal kuidagi kurblik ja murelik. Te olete seda märganud? Ja, mis rõhub su südant? See ei või ju teid mitte huvitada, mis vaevab vaese selli südant. Selles sa eksid. Kas tõesti? Mina võtan iga inimese saatusest osa. Siis on teil kuldne süda. Ja meie kahekesi me oleme juba nii kaua ühise katusel elanud. Ja, juba 9 aastat. Aga viimaks peab ikkagi lahkumine tulema.
lahkumine. Sa tahad meilt ära minna. Sellepärast mina nii kurb olengi. Aga kui sul on kurb lahkuda ära, siis lahku. Ma olen sunnitud. Kuidas, mis pärast? Vaadake, mamsel Berta. Mina olen inimene, kes elus edasi viia, kes tahab haljale oksale pääseda. Ma olin talupoeg. Nüüd ma olen käsitööline. Ma olin õpipoiss ja nüüd ma olen sell. Aga mina tahan ka meistriks saada. Aga meistriks saada on minul Tallinnas võimatus. Siin tuntakse minu minevikku. Ja sellepärast on mul nõu võõrasse linna rännata, hoolsasti raha korjata ja seal meistriks saada. Meistriks saada on sul Tallinnas võimatu. Jah. Seda ma ei usu. Sa peaksid lihtsalt õige tee leidma. Ja see oleks? On üks tee, kui me... Preili Berta, minul on keelatud sellel teel käia. Aga miks? Sest Pittelbaki tütrel ei ole minusuguse härra käepangu asja. Ja pealegi on Preili Berta selleks liialt uhke. Sa eksid. Mina ei ole uhke. Mina ei hinda inimest mitte tema sünni, vaid isiklike omaduste järgi. On see võimalik? Loomulikult. Teie ei põlgaks ära meest, kelle vanemad on talupojad. Kes mitte saks ei ole, vaid ainult tubli ja aus sell. Jah. Aga mida ütlevad teie vanemad? Aga jäta nemad minu hooleks. See võtab ehk veidi aega, aga kui lõpp on hea, on kõik hea. Nagu Emilia ütles, pole mul häda midagi. Sa pead sööma, oled juba kaunis näost ära ja kes sind sellisena tahab? Eva! Ma lähen oma tuppa, ma ei taha seda lugu enam kuulata. Mida ma nüüd siis ütlesin? See on ju tõsi, et pruut peab tugev olema, selliseid piibuorke ei vaata ükski mees. Aga sina oled mõelnud, miks tema alati ärritub, kui mehede minekust juttu tehakse? No õde on tal juba ju ammu mehele saanud. Eks tema süda muretseb, et tema endale väärilist kaaslast pole leidnud. Kui ta lihtsalt armastab kedagi, kellega ta ei saa koos olla. Võt mõni abielumees või kus siis selle häbi on? Või siis keegi, kes ei ole väärikast seisusest. Kutsusite, austatud meister? Ja. Võta istet. Vaata, Mati. Seda, et noor mees sõpradega suhtleb, ei pane mina pahaks. Aga tööd peaks saama tehtud siiski õiges ajaks. Või mis sul sinna linna õieti nii palju asja on? Ma tahtsingi meistriga tegelikult juba ammu rääkida. Ärge nüüd pahaks pange, aga mina otsin endale teist kohta Tallinnast kaugemal ja ma olen käinud ka juba laevameestega rääkimas, et nad maad uuriks kaugemates linnades. Oota, miks ometi, mis jutt siis nüüd on? Tänu oma päritolule mina Tallinnas meistriks ei saa, aga mina tahan saada meistritunnistuse ja elus veel väga palju korda saada. Aga kuule, see ei ole sugugi kindel. Ma võin Sumti vanemaga rääkida ja me kindlasti leiame sulle head eestkostjad. Kuule, meil on ju mitmed suured tööd ees, on ju? Jaa! Ega ma siis kohe minema jään. Jaa. Aga kui meister nüüd lubaks, siis ma läheksin tagasi oma tööde juurde. Jaa. Aga... Kuri vaim! Nüüd tahab ära minna see, kes on teinud Vittelbachi nime kuulsamaks kui iial enne. Sul ju teisigi selle ja mõni neist vägagi osa. Teist sellist selli ei ole. Mina ei saa enam ilma Mattias Krutsit ära, mina armastan teda ja tahan temaga ühte saada.
sina ei saa nõnda oma perekonna vastu tõusta, sa tead ja mõistad, mida sina siin praegu palud, on ilmvõimata. isa, ütle midagi. mina. vaata, armas tütar. sa ju tead, et sina mulle selles suures ilmas kõige suurem parandus oled ja mina sulle hea õnne nimel kõike lubada tahan. ja, aga. aga talupoegade võsule mina sind lubada ei saa, no see ei ole võimalik lihtsalt. ma lähen ilma, et ma teie käest üldse küsiks. oodake nüüd, mida te tegite? Berta! Georg, see asi ei saa nii jätkuda. onutütre juurde, et ma seal oma meelt raviks. Aga mina ei taha sinu juurest kusagile minna. Aga ega sellest Riiust pereringis ka ju midagi kasu ei ole. Mina sind võtta ei taha, kui sina sellepärast oma vanematega tülli lähed. Sina mind võtta ei taha, sest siis ei saa sina siin linnas meistriks. Ei, Berta! Aga me võime koos ära sõita kaugetesse linnadesse. Mati, ma võin elada lihtsalt elu. Ma võin ise pesu pesta, ma võin süüa teha, kraavi teha. Ei, mina sellist elu oma kaasale ei taha. Sa kohe kangesti tahad, et ma ära sõidan, jah? Ei, Berta. Mina ei taha sinule muret ja valu tuua. Hea küll. Ma käin seal Peterburis vanemate rõõmuks ära. Aga ma luban sulle, et mina sealt kedagi enne selle südamesse ei lase, ehkki ma tean, et vanematel just see soov on. Ja mina ootan sind. Pealegi see ei kesta ju lõputult. Ma arvan, et nüüd juba 2 kuu pärast tagasi saadetakse, kui nad näevad, et ma nende lõburavine jalgu. Olgu või 3 kuud. See on ikkagi lühikene aeg võrreldes sellega, mis meid ees ootab. Luba, et me kirjutame tihti. Ma luban. Tavalisi teid pidi. Meister Vittelbachi töökojas on kliendid järjekorda võtnud ja teineteist hinnaga üle lüüa püüavad. Majas on praegu kena ja rahulik. Lutsu isand! Lutsu isand! Lutsu isand! Kas sa olete kodus? Sa ju näed, et ma kodus olen. Tulge üles meie juurde. Meil oleks hädasti teie nõu ja abi tarvis. Mis teil juhtus siis? Pistsite köögi põlema või? Köögi? Ei! Palju hullem asi on sündinud. Maailmas üldse selliseid asju sünnib, et inimestele mitte mingit autunnet ei ole. Et jumalat ka ei kardeta. Aga küll ta tuleb, räägib teile sellest kõigest ise. Kes ta? Tulge üles, ärge pärige. Ja seda peab tema siis mulle rääkima. Ja tulge teie kui see nii on, las ta siis tuleb parem siia. Jah.
lutsuisad. Kuid see tütarlaps seal on tulnud linna, põgenenud oma igase ema eest. Leena, tule ometi, räägi ise kõik ära. Räägi julgesti. Isand Luts on väga aus ja heasüdameline testerahvas. Temale võib kõik julgesti ära rääkida. Räägi nüüd. No räägi siis. Ädi, äkki siis räägid ise, sul näib kõik väga hästi meeles olevat. Ei, mina ei oska niisugustest asjadest rääkida. Aga vaata, seda peab Lutsuisand mulle küll ütlema, et kas nendel on õigus Jumala ja kroonuseaduse järgi nõndamoodi talitada? Jutustage nüüd oma lugu ära, kui mina teid aidata oskan, siis ma teen seda. Teate, see tütarlaps on tulnud linna Redusse oma lihase ema eest põgenenud, sellepärast, et mõisahärra olevat tema aukallale kippunud ja ema olevat mõisahärraga ka veel nõus olnud ja valla talitaja ka veel. Missugune mõisahärra see oli? Parun Riisenthal. Mida? Parun Riisenthal? Läänemaa? Kes see sama jah? Kuidas see vana inimene? Ei, mitte vana. Noor parun ikka. Mõis on nüüd noore käes. Noor Riisenthal? Gotthard? Jah. Teie tunnete neid saksu? Jaa, ma olen neist sakstest kuulnud. Aga rääkige nüüd oma lugu ära, kui mina teid aidata oskan, siis ma teen seda. Minu kadunud isa pidas Riisenthali mõisa maadel läbist talu. See minu vend siin. Tiina, äkki sa lased Leenal ise oma loo ära rääkida? Jah, muidugi. Peres oli 3 tütart ja seepärast pidin mina juba 9-aastasena köstriemandi juurde lapsehoidjaks minema. Kui lapsed enam hoidmist ei vajanud, siis jättis köstriemand mu ikkagi enda palgale, sest ma sain talle ka muudes töödes abiks olla. Aga vahepeal heitis minu isa hinge. No see minu vend siin. No kelle matusele mina üldse ei jõudnud. Tiina! Jätka, Leena. Vabandust, jah. Samal ajal andis Riisenthali vana parun mõisa noorhärrale majandada. Ja ühel päeval sattus noorhärra muude asjatoimetuste tõttu ka köstri majja. Vahtis seal siis minu peale selliste silmadega, nagu tahaks mind seal samas neelata. Ja uuris siis köstri käest minu kohta. Ja sai teada, et mina tema enese vallast olen. Ja juba paari päeva pärast saabus vallatalitaja paruni kirjaliku käsuga, et mina otse kohe pean mõisa tööle minema. Ja ei läinudki kaua, kui noorhärra andis mulle väga selgelt märku, et missugused plaanid temal minuga on. Kas külluslik elu mõisas? Saate aru küll, mille vastu. Või vaene elu kurtsikus. Ma läksin seepeale jalamaid koju ja rääkisin emale juhtunust, ütlesin, et mina enne viskan seal mõisapõllud sõnnikut, kui lähen sinna tagasi õmblema, aga ema hakkas hoopis õigustama. Mul ei jäänudki mitte midagi muud üle kui põgeneda. Sest ema oli mu vallatalite vahendusel juba mõisahärrale ära lubanud. Kas te kuulete milliseid asju maailmas sünnib? Tubli laps, et sa siia tulid linna meie juurde. Me leiame siit kindlasti sulle lahenduse. Kas keegi kodus teab, et te linna tulite? Ei, seda ma ei usu. Ma ei ole varem mitte kunagi linnas käinud. Ja seda, et mul siin tädi on peale ema võib-olla ainult mõni inimene mäletab. Ja see on sedapuhku üsna hea. Mõned päevad võite ennast linnas varjul hoida. Küsimus on, kus? Kes võtab teid tunnistuseta korterisse? Aga mul on eeltäht kaasas. Sellest ei ole küllalt, teid peab linnajao ülema juures üles antama ja selleks on vaja passi või mõisniku luba. No vot just selle sama asja pärast. Isand Luts, mina teie juurde tahtsingi tulla, et kui nüüd Leena saaks jääda meie juurde siia majasse. Teie räägiksite meistri-isandaga, aga mina räägin emandaga. Ja kui emand teil nõus ei ole, siis ma ilmutan teda ära minekuga. No kus ta võtab veel teise Tiina, kes 20 aastat tal siin niimoodi vastu peab? Just, selle asja ma räägin meistriga läbi. Senikaua võite ennast siin majas varjul hoida. Aga kui keegi teid otsima tuleb, siis ütleme, et sellist inimest siin majas ei ole. Jah, mul väga tore just seda ma mõtlesingi. Kuigi no, isand Luts leiab ikka alati abi. Issand, mis kisa see on?
odavat talupoegi. Ai jumal, armastus. Jumal, tule appi. Jutustamiseks ei ole praegu aeg kohane, leppige sellega, et ma ütlen teile, et see mees just palli ihu peale 150 kepi hoopi sai. Tiina, lappi! Lappi, Tiina! Jumal küll, miks teda sedasi rappunud? Ei kuulake, ei ole see korjaaed me kuskile ka ilmta tulnud. Issand, meil oli siia, kus olete selle siia. Proua Emilia. Aga miks te siia toonud olete? Sest tema on minu isa. Issand! Proua Emilia, ärge... Viime ka ära siit. Georg, kas sa arvad, Mattias Luts meie last armastab? No tõsiselt armastab. Kuule, ta ju kosib teda ja kui ta teda kosib, siis... Kosib, nagu ilma armastuseta kosida ei võiks. Kas sa siis ei tea, mida see kaval inimene veel kosida võib? Muidugi tean, et ta tahab meistriks ja Vittelbachi väimeheks saada. Ega ta Berta pärandust vist ka ära ei põlga. Just nimelt. Nii et meil ei ole mitte vähimatki kindlust, et ta Bertat armastab. Ei. Ja see ei ole sugugi halb. Kuidas? See võib meile päästmist tuua. Mina ei saa sinu jutust aru. Kas sa siis mitte midagi pole märganud? Ei. Meil on see noor tüdruk 3 nädalat su majas. See õmblejanna Leena, jah. Mis temaga on siis? Kas sa ei ole söögilavast pannud tähele, millisena aga Mattias Luts selle tütarlapse peale vaatab? Ega tüdruku silmadki mujal. No, minu arvates vahivad kõik sellid Leenakese poole. Georg! Mina mõistan vaate ja vaate vahel vahet teha. Teised sellid on kerged tiivaripsutajad, aga Mattias see mitte. Tema on selleks liialt kinnine, tõsine, kaine. Ja ma ei saa aru, kuidas sa nii tõsiste asjadele, nagu sinu lapse õnn võid sedamoodi odavat nalja visata. Ja küll, et sa seleta siis mulle, mida sina oma tähelepanekutest õieti järeldad. Mina loen tema pilkudest välja, et tema selle tütarlapse vastu tundeid põues kannab. No ja küll. Tema kannab Leena vastu tundeid. Aga sina ütlesid ka, et tema on üks kaine, kaalutlev ja arupidav mees. Ja sellel mehel on võimalik saada Georg Vittelbachi väimeheks, meistriks, suure maja, ilusa ümmarguse summa ja hea äriomanikuks. Mattias Luts ei oleks mitte kaine, kaalutlev ja arupidav mees, kui ta selle kõik ühe kena näolapikese eest ära annaks. Armastus, Georg. Armastus teeb imed ja teeb rumalusi ka. Kuule, tõsise mehe suhtes vaeva. Sest peale kõige muu on Mattias Luts ka veel auahne. Väga auahne. Ma tunnen teda läbi ja lõhki. Georg, kas sa siis tõesti ei mõista? Ja sa tõesti arvad, et ta Bertast taganeb ja Leena valib. Et ta jätab meister Vittelbachi varapäri ja sinna paika ja kosib vaese toatüdruku. Ma ei tea üht ega teist arvata.
aga minu soov on, et tema selle tütarlapsega õnnelik paar saaks. Sest see teeks lõpu Berta õnnetule kirele ja meie saaksime oma tütre tagasi. Mis su plaan on siis? Sa katsu Luts vabas vestluses rääkima saada ja anna talle mõista, et Berta juures tal võimalusi loota ei ole. Ja suunada Varksisele mususe ja vesisõmblejanna poole. Küll mina Bertale hakkan teisi vihjeid andma, kui ta Peterburis tagasi jõuab. Ja veel midagi. Leena on ikka jaoskonna ülemale üles andmata. Kas sellest viimaks pahandus ei tule, et meie teda siin peidame? Tühja ka, et esialgu ei tea keegi teda siit otsida. Ja niipea, kui sekretär Ruto puhkuselt tagasi tuleb, siis ma panengi asja tema ette. Nii et ma arvan, me võime nii kaua tema pärast üsna rahulikud olla. Ma lasen Tiinal Mattiasi siia saata. Kutsusite, austatud meister? Ja näe, kallis reede õhtu käes, ega siis ei saa tööga ennast lõhki ka rebida. Vaata, õige meistri tunneb ära ikka selle järgi, et ta oskab puhata ka. No, kui meister juba niimoodi ütleb, siis. Jah, näe, võta õlut. Võta. Meistrite tehtud. Ja. Kuule meistritest rääkides, saigi see staal endale meistripaberid kätte ja varsti jääb nunne nurga peale endal töökoja. Jälle üks võistleja juures, jah? Ei, sinna läheb ikka aega, kuni tema äri siinset võib kahjustama hakata. Ja kas mina enam siis meister olengi? Kuule, Mati, sina oled ehk ka mõelnud meistripaberite tegemise peale? Tasub minul nüüd selliste asjadega pead vaevata. No kuule, kui sinul ei ole selliseid mõtteid, siis kellel üldse veel? Mis te paljad mõtted aitavad, kui kõik muu puudub? Raha või? Selle puudus ei saa ju suur olla. Rahas ei olegi küsimus. Aga ehk meister mäletab, et minu õige nimi on Mait Luts ilma saksa sabata. Kuule, selle saba pärast me leiaksime veel nõu. Ma ütlen sulle, kosi näiteks mõni meistri tütar ära ja ongi saba taga. Teil lihtne öelda, kes see sabata Lutsule meistri tütart annab. Kuule, miks mitte? Head õlut on naetud, teeb tuju heaks ja võtab janu ära. Teeb tuju heaks, jah? Mõnel teeb tuju heaks, aga näe, mõni ei oskagi teisiti, kui elab teiste muredele ka kaasa. Näe, võtame või selle Leena loo. Jaa, see on meistrist ütlemata kena, et me Leenale peavarju pakub. No jaa, aga vaata, kui nad siia tulevad. Ma tõesti ei tea, mis ma pean teile vastama. Aga te lubasite, härra Ruutovi kaudu. Ma tean, aga seda härrat ei ole ju praegu kodus ja nii kaua, kuni tema tuleb, võib palju juhtuda. Ega te tütarlast ometi neile kätte ei anda. Mis ma siis pean tegema? Ütleme, et sellist inimest siin majas ei ole. No, kui sa siia tulevad ja maja läbi otsivad. Siis kannate asja otse kohe kubernerile ette. Ma teeksin ju seda hea meelega. Aga kuberner teeb midagi ainult mõjuva mehe palvel, aga sellist meest meil siin ei ole. Aga midagi peab ju sündima, me ei saa ju visata inimest kiskeküüsi. Või on õiglus lõppenud maamuna peal? Oho, sa näed kohe üsna ägedaks. Aga no, eks ole ju ka arusaadav, et asi sulle sügavasti hinge torkab. Minule? Minule, jah? Sinule. Mis sa arvad, et me siin majas täitsa pimedad oleme või? Ei ole. Ei oleme ka märganud, et Leenakene kena tüdruk on ja Lutsuisandale meeldib ja võiks öelda, et isegi rohkem kui meeldib, jah? On nii? No taeva verad, mis sellest siis nii väga on? Ei ole vaja häbendada ühtegi. Kuule, nali jääb naljaks. Ma loodan, et see ainult nali oli.
noh, sul oligi õigus. Mattias Luts vaatab erilise pilguga Leena paju peale. Ahaa! Ja ainult, et noormees ise ei näigi oma sügavamatest tunnetest mitte midagi justkui teada. Jäi mulle kohe sellise lahtise suuga otsa vaatama nii mõni, kui ma talle oma tähelepanekutest rääkisin. väga loomulik. Ta ei olnud veel oma südames selgusele jõudnud, et Leenat armastab, vaid ikka veel kinni mõttes, et süda on Berta pärm. Ja, täitsa võimalik. Ega ta muidu ei oleks ju tagasi lükanud Berta Vitterbachri kätt, mida ma talle ise pakkusin. Sa pakkusid talle ise Berta kätt. Muidugi. See oligi sinu lipitud kavalus, jah? Ei, kuule, ole nüüd rahulik, ega ma siis päris otse ei ütelnud, et võta, mu tütar on siin. Ma andsin talle niimoodi mõista, no. Andsin talle võimaluse paluda minult minu tütre kätt. Aga tema ei teinud seda mitte. Tema ei küsinud mitte. Ei, ta oli vait nagu mutt. Vaata külapoissi. Tema põlgab meistritütre. Talupoeg jääb talupojaks. Jumala pärast. Linnas ei tohi keegi sellest kuulda. See oleks veel suurem häbi, kui me talle oma tütre oleks naiseks andnud. Ja nüüd on siis Luts süüdi, et tema sinu tütrele kosja ei tulnud. See kõik on Berta süü. Annaks Jumal talle nüüd lühikese aru ja et ta selle loole kiire lõpu teiks. Kuule naine, kes sina ei karda, et sinu tütar seda meest armastab. Tõeliselt armastab. Ja et see talle suurt valu võib teha. Jäta see minu mureks. Ruu on igatepidi oksni